Seda lugu vaadates jääb küll selline tunne, et tänapäeval ei pea ilusaid tüdrukuid enam rannaliivalt otsima, vaid nad on nii tegusad, et neid tuleb just töö juurest otsida. Huvitav tendents igatahes. Ka meie järgmine lugu on Tartu tüdrukust, kes ei tee konti murdvat tööd, küll aga ta riskib kipsiga. Ja samamoodi on tema ennem ka teles olnud nägu. Nii et jääge meiega ja saate teada, kellega tegu on. Tere tulemast tagasi vaatama saadet Telert TV. Nagu te teate, ei ole meie saade pelgalt telesaade, vaid meil on ka oma internetiportaal telert.tv. Seal saate presenteerida nii ennast kui enda loomingut. Samamoodi saate võtta osa erinevatest konkursitest, nii et kõigest täpsemalt leiate infot aadressil telert.tv. Meie järgmine lugu teeb meid tuttavaks neiuga, kellel nimeks Triinu Laurits. Teda võib igal vabal hetkel leida metsas jalgrattaga kimamas, sellepärast et tema hobiks on ekstreemspordiala downhill. Kuigi peamiselt meeste seas levinud ala, aga vaatame, kuidas selline ekstreemsus toimib ühe õrna naisterahvaga. Oleme jõudnud siia Tartumaale, Vooremäe metsade vahele koos Siljaga ja tulime siia kohtuma ühe väga kena tütarlapsega, kes tegeleb päris kummalise spordialaga. Mis see täpselt on, seda lähmegi kohe uurima. Mis on sinu varustus? Mis see selga mõned? Kõigepealt tuleb panna pikad sokid jalga, et jalgu vastu kive ja vastu puud ära ei lööks kõvasti. Näed, siin on väike auk juba sees. Need on spetsiaalsed ikka nagu ostetud, jah? Jaa, need on spets. Ja siis pead õiged tossud olema, et pahklu näiteks põrutasin ära 2 nädalat tagasi. Valed jalanõud olid jalas kogemata. Selles suhtes, et rattal on varustus, on küll spets ja mordid on kõik. Selleks on tehtud, et kui kõrgelt hüpped kõva hüppe pealt, et siis ära ei põrutaks. Aga mõnikord jääb väheks, kui hoogu on liiga palju. et siis peavad olema spets jalanõud ka. Soovitan kõigile. Aga kas need on siis Eestis müügil sellised asjad kõik? Ei ole välismaalt saanud? Mina olen need tellinud, kuna enamus asjad tegelikult tuleb välismaalt tellida interneti kaudu. Et meil Eestis, kuna sõitjad on tegelikult vähe, et siis ilmselt turgu ka on vähe, et ega poodidest. Poodiga otse lähed, et ega siis tegelikult isegi ratast letis meil eriti nagu saada ei ole. Et ikka kõik on kas tellimise peale või ostad. Väga muidu. Läheb peale. Valmis. Et tegelikult mängib rolli ka selline mäekalle, et õiges kohas on võib-olla sul selline, et sul jala alla minna on võimatu. Sellepärast aga rattaga on okei. Ega sul offi kaasas ei ole? On küll. On off kaasas ja kõigile jagan. Ja, kus off on Hendrik? Võtaks küll, siin on sääsed, paganad, ei jäta rahule. Siin on värske õhk. Puhas õhk. Aga need rajad, ega ta neid ise pole teinud, jah? Eesti värk, kõik rajad ehitame ise. Et enda inimestega teeme kõik iseenda jaoks põhimõtteliselt. Et ma ütlen, et meil on see asi nii vähe levinud, et välismaal on nagu ma rääkisin, mainisin neid suuri ja mäekeskuseid, et seal on palgatud spets inimesed, kes hooldavad radu, kes valmistavad radu, et ainult mine ja sõida, aga meil on siin selline Eesti värki, ise ehitan, ise sõidan. Vähemalt ise siis tuleb teha, kui keegi teine ei tee. Ise teen nalja, ise naeran. Kaela andnud soos kindlasti kõige rohkem. Lase mul selja peale ka. Selja peale või? Lase igal pool. Näkku. Juukselakk. Nii hakka tegema reklaami, mida me täpselt endale peale lasime. Aga ütleme nii, et... Aga ütleme, et see võtab pilve. See on väga kange. Vähemalt kui mitte meid, siis sääsed küll.
No räägi natuke nende rattast, see tundub nii huvitav, mis siin teistmoodi on kui tavalisel rattal? Esimene ja kõige suurem vahe on esiamort, millel on, minul on ütleme 200 käiku, aga seal tavalisel rattal on, ma ütlen, viiendiku võrra vähem. Ehk siis, kui sa pildi järgi vaatad, silma järgi vaatad mul amordi pikkust, aga tavalistel ratastel, mis sõidavad lihtsalt, on võib-olla siiamaani ainult. See tähendabki see, et teeb esiotsa pehmeks, et näitena täpselt samamoodi, kui selliste hüpete pealt tulla või kuskilt kõrgelt nagu troppida, see on see, et ta võtab selle nagu põrutuse võtab vähemaks. Samamoodi, kui hästi kiiresti sõita auklikes kohtades või ütleme, kus on sellised hästi suured juured väljas, et siis ta nagu sööb ära need, et sul on lihtsam sõita. Aga sul on siin endal, vaatan, mingisugune nii-öelda tuning peale tehtud, et kas need on need sinu enda pandud siia peale või? Kivid ja puha ja? Kivid on jah väike käsitöö. Need on ükshaaval pandud? Need siin on ükshaaval kleebitud. Naiste värk. Kas see on nagu väike nagu õnne talismani asemel äkki või? Õnne talismani asemel. Nagu see toob õnne, siis see on ohtralt õnne nagu näha. Nagu sa juba eelnevalt mainisid, siis selle ala puhul on ikkagi esmatähtis kiirus. Et mis on need tippkiirused, mida on saavutatud, mis on sinu tippkiirused ja mis on võib-olla maailmas mingid kiirused, mida sa tead? Enda tippkiirust kahjuks ma ei ole saanud mõõta, aga ma tean, et seal ligikaudu nii-öelda maailmameistrivõistlustel on seal 65 kilomeetrit tunnis sinna auku need kiirused. Naiste kiirused? Kusjuures naiste ja meeste maad, no ütleme niiviisi, et meeste klassi kuskilt nimekirja poole pealt hakkavad juba parimad naised pihta. Nii et cirka ühte sinna sama auku. Pluss seal võivad olla sellised maast siiamaani kivid raja peal ja mingid sellised asjad. Täiesti müstiliste kohtade peal sõidetakse selliste kiirustega. No ma tean, et ma ise olen jalgrattaga mäest alla sõites saavutanud kuskil seal 50 km tunnis ja vabas õhus on see ikka täitsa ulme kiirus. Et ma ei kujuta, et 65-70 km tunnis, see on ikka väga suur kiirus. Autoga sõites niimoodi ei tundu, aga sellise ratta peal istudes on väga suur. Aga sina käid siin harjutamiseks ole, aga Eestis ju muidu mägesid ei ole. Et kas Eestis on meil üldse teisi võimalusi, kus käia? Tegelikult Eestis on üks väga hea ja väga karm mägi on Kütiorg Võrumaal. Siis sõidetakse ka Meegaste. Meegastel, see on Otepää lähedal. Ja siis sellised väiksed rajad, nagu siin on ja Pirital on seal mõned rajad tehtud, et ikka sõidukohti on selles suhtes, et kellel huvi on, siis alustamiseks on meil küll ja rohkem veel mäge. Aga välismaal on palju, et erinevad suured suusakeskused, et Soomes, Rootsis, Poolas, Slovakkias, kuhu iganes. Aga kes proovida tahab, siis Eestis see võimalus on ikkagi olemas? Jah, selles suhtes, et mina olen ka ju, et kuna ma välismaal käinud ei ole, et siis alustad selliste väiksemate asjade peal ja asjad saad käppa tegelikult, et ikka kuidas rattaga kurve läbida ja sõita ja mõned väiksed hüppekesedki ja siis või minna Kütiorgu. No nii, Henrik, sina oled Triinu arengut kõrvalt näinud. Kuidas sa kommenteerid, kuidas tal läinud on siiamaani? Tervist, Triinu areng on olnud väga maruline. Alustas ta eelmine aasta sõitmist, ei ole nädalavahetuse päeva ühtegi, kui ei tõmbaks metsa poole. Aga mäletas sa näiteks tema esimest kogemust rattaseljas ka? Ikka mäletan, see oli siuke hästi naljakas lugu oli, et käisime eelmine aasta Kütiorus sõitmas ja tahtis ta proovida. Ja andsin enda varustuse, pakkisime ta ilusti sisse, et haiget ei saaks esimesel korral väga palju. Nii. Saatsime tõstukiga üles, sõbrale ütlesin, et ta prooviks siukest tasasemat rada esialgu, aga sõber naljatilk ronis kõige järsema koha peale mäe peal. Ja Triinu läks ilusti järgi, et hirmu tal ei olnud. Risti ette ei löönud. Risti ette ei löönud, veidikene mõtles, aga läks. Ja siis, kui ta ükskord alla jõudis, tal olid kiiver oli, muruliblesid täis ja hambavahed mulda täis, aga nägu oli naerul ja tahtis kohe uuesti mäkke ronida. Kondid terved? Jah. Me oleme juba väsinud Rolfiga natuke. Ega see lihtne ei ole, et siin aastad pressivad peale ja ütleme nii, et need aastad on teinud oma töö.
võtab võhmale ja kuna siin tegu ei ole ka päris tasase pinnaga, siis võib siin lausa näoli käia, hakkab juba silme eest virvendama. Jah, pilt hakkab juba eest ära minema. Aga noh, loodame, et peame võiduka lõpuni vastu.